No hõissa, lugupeetud vaatajad. Nagu näha, ma siin külmetan Eestis. Ja külm on, ei taha siin enam olla, vastik. Ja ma mõtlesin, et vaatan, et siin on Tallinnas üks siukene tore hoone. Seal eriti on see hoone. Et võib-olla kaoksid Eestist üldse minema ja läheks 5 nädalaks kuskile ära. Nii et varsti vaatame, kuhu ma siis jõuan. Et vaatame, kus ma siis umbes 7 tunni pärast saabunud olen. Nii et tulge kindlasti kaasa sellele seiklusele, sest see saab olema põnev. Haarake mulle snäkid ja joogid ka nüüd ja head vaatamist. Hei, mina olen Keir ja järgmised 5 nädalat oleme ühe projekti raames Prantsusmaal. See ei ole enam tavaline matk metsas. See on 5 nädalat kogemusi, arenguid ja seiklusi. Mis mind ees ootab? Kas kõik läheb plaanipäraselt ja mida ma siis lõpuks kaasa võtan? Haaran snäkid joogid ning pane end valmis, sest lähme avastame koos Prantsusmaad. Oleme nüüd oma värava juures siin ja meie läheme kõigepealt Frankfurti. Et kõigepealt lähme Frankfurti ja sealt läheme tegelikult veel edasi. Ja õhus me olemegi. Nii et päike tuli ka tere ütlema vahepeal, nii et päike pole ka kadunud päris maa pealt. Ja lõpuks saime liikuma. Ma ei tea, tund aega vist läks üle ajast, nii et juhtub. Nii et tõenäoliselt ega me järgmisele lennule ei jõua, nii et me kahjuks jääme või õnneks jääme siis Frankfurti. Bitte die unten in ihrer Sitzsenkrecht lassen Sie die Tische zurück und öffnen Sie. Läksime rongiga sõidame ühe peatuse ja siis loodame saada oma hotelli juurde, sest lend hilines ja nüüd saime omale majutused asjad ka. Mingi ehitus käib siin ja kohe kuidagi soojem on siin kui Eestis, et olemegi juba soojemas piirkonnas, et ei ole päris kuskil lumehanges istu. Lund siin ei olegi, siin ongi täitsa must maa. Ja olen nüüd siin toas, sain toa kätte, et vaatame siis ka, mis siin toas on. Et välisuks on siin. Siin on siis see garderoob. Ja siin on siuke lauakene ja telekas ja siuke voodi. Vapše. See on küll mingi luksushotellis, ma pole nii luksushotellis kunagi olnud, kuigi näha, et seda on kasutada ka saanud. Siin on igasugused kriipsud igal pool. Ja muidugi siin on tualett olemas, duširuum, koos siin pesuvahenditega. No mida sa ikka tahad, eks ole. Et ei midagi väga suurt, eks ole, aga vähemalt on midagigi meil. Et ei pea päris seal airportis põrandal magama, et saab siin. Tulime nüüd sööma siia hotelli sööklasse, et hotelli söök ka siis pakuti, et see on ka nagu kinni makstud värk, et saime majutuse, saime ka nüüd süüa. Saime õhtusööki, nii et minu tänane esimene siis päris söök, sest ega väga midagi söönud ei olegi, olen käinud seda küpsist näkkinud ja hommikul üks kohvi ja see on kõik. Mis mul praeguseks ära söödud on. Siin rajoonis siis peaks olema üks pisike pood, et lähme seda otsima. Või on ta mingi tankla või jumal teab, mis ta on. Et lähme vaatame, mis seal head pakutakse. Toit oli muidugi hea. Oleme siin kohalikus tanklas ja kohalik tankla näeb välja siukesed suured tankurid. Ja muidugi meil on siin kotis ka midagi head ja paremat, nii et lähme hotelli tagasi. Oleme nüüd siin hotelli toas.
ja minul on nüüd 3 purki või 2 purki ja 1 pudel siin nina ees. Vaatame, mis meil siin siis on. Et võtsime siin kohalikust tanklast siis erinevaid Saksamaa õlusid proovimiseks. Et siukene 5,1 volli. Nii, siis on mul siin üks, kohe ma näitan seda ka. Siis on mul siin üks 7,5 siukene tunn või purk, see ei ole tunn. Ja siis on mul siin veel üks musta värvi 10,5 purk ka veel. Ja mida teie joote siin? Mis asi see veel on? See on täitsa, see on ju täitsa tunn kohe, et liitrine 10-volline tunn kohe. Nii kõrvuti pannes siis liitrine ja pooleliitrine. Ja et siin müüakse ka kohalikust tanklast liitrist tunnini, et kahju, et meil see milliliitri poliitika lennujaamas on, muidu võtaks ühe siukse liitrilise tunni küll kaasa koju, et annaks ka teistelegi proovida. Aga tahate proovida, eks siis teate, kus seda saab. Nii, aga siis jah, esimene emotsioon. Kohe tunda, et on midagi. Tere hommikut, näed, juba kõnnime ja juba oleme siin hommikuses Frankfurtis. Majutuskoht oli siis Moxi Airport. Anti meile koos hommikusöögiga. Et selle ka võtsime ilusti välja ja jätnud ära võtmata, et kõhud on nüüd täis ja siin on siuke huvitav lahendus. Siin on siis see A ja märk lennud, kuidas lähevad ja siis see süsteem niimoodi ise ketrab peale siia, et see ei ole ekraan. Olen nüüd lennukis ja sain siis aknaäärse koha ka. Ja ega teised inimesed vist meie seltskonnast kõik istuvadki siin 25. reas. Nantesesse ja tegelikult juba sõidame bussiga Nantese rongijaama, et sealt tegelikult veel edasi sõita, nii et sõidame nüüd paar peatust siin edasi ja võtsime siis 10-eurisi pileti ja saime oma pileteid kätte ja nüüd otsime siis 6. perrooni, sest sealt läheb meie rong. Üldse suur. Võrreldes Tallinnaga ikka väga suur on. Tallinna on selle kõrval väike rongipeatus sealt. Nii, ja siin on rong, mis peaks olema õige. Oleme siin rongi peal ja kohe hakkab see rong sõitma ka mõne minuti pärast, et ja hakkame sellega sõitma siis tund aega sõitu umbes, nii et vaatame, kuhu me siis välja jõuame. Ja niiviisi me vaikselt rongiga rändame oma linna poole, kus me järgmised 5 nädalat veedame.
Järgmises osas me jõuame oma linna ning otsime üles oma öömaja, avastame linna, tutvume natukene ajalooga ning vaatame, mis põnevaid seiklusi veel ette tuleb. Kui sulle meeldis Prantsusmaa esimene osa, siis ole nii hea ja pane meeldimine, jaga oma sõpradele ja tuttavatele ja kommenteeri, kuhu linna sa arvad, et me jõuame. Suured tänud, et sa vaatasid ja kohtume peagi. Tšauki!